I decorated my home like a house that was unfamiliar until it felt like a home I could die in. Minu arust kodu on see koht, kus sa saad võib-olla kõige rohkem nagu enda kehas päriselt olla ja olla mingites võib-olla teha mingeid veidraid asendeid või mingeid veidraid asju ja nagu olla lihtsalt täiesti vaba väljas käies. Sa veits ikka mõtled, vaata, kindlasti kuidas sa välja näed või kuidas sa istud, kuidas sa astud, et kodus saad olla nagu mingi täielik küürakas ja ma ei tea, teha mida iganes, et see on nagu täiesti teine maailm ja intiimsus, mis on minu arust kellegi kodus ja ilmselgelt kodu nagu väga peegeldab ka seda inimest. Mul ei ole alati enda kehas kodune olnud, aga nüüd, kui ma olen nagu tantsima hakanud, kui varem ma nagu tajusin keha kuidagi eraldi endas, siis nüüd ma nagu liigun ja mu keha teeb seda, vaata, mida ma tahan ja siis ma mingi, okei, vaata, et nagu ma olen üks tervik, nii et nüüd ma nagu tajun oma keha hästi koduselt ja mul on ka väga tähtis nagu, et mu kodu kuidagi, et ma saaksin välja puhata, et mul oleks suur pehme voodi ja hea nagu olla siin ja mingid nipsasjakesed, sest et need valmistavad mulle rõõmu, et ma nagu ei kujutaks ette, et ma elaks minimalistlikus kodus, sest see lihtsalt ei peegelda nagu mu olemust minu arvates. Kui mu essa tatoveering oli 2022, ma lükkasin seda kogu aeg edasi, sest ma kartsin, et alguses ei saa vedama, pärast ei saa pidama, mis õnneks pole nii hull olnud, sest mul on muid kohustusi ka, ma arvan, et kui mul ei oleks ja ma mingi ikka veel, ma ei tea, vanematega elaks või kui mul ei oleks mingi muid asju, ma arvan, ma oleks fully tatted juba, aga ma olen impulsiivne ja mul on nagu väga palju olnud see, et nagu kui mul juhtub midagi, siis peale seda nagu see on easy viis, et kuidagi muuta enda keha. Mu lemmik on kindlasti sinu tehtud seljapiis, aga ma arvan, et osa sellest on ka sellepärast, et nagu neid teisi ma näen iga päev. Ja siis see on nagu üllatus kogu aeg, ma olen nagu, see on ka mul. Aga nagu teised on kuidagi kogu aeg minuga. Et võib-olla sellepärast ka, et ma olen nagu suht impulsiivne. Ja siis nagu vahepeal ma olen nagu, et need on terveks eluks mul, aga samas nüüd ma jälle mõtlen, ma ei kahetse ja nagu need kindlasti märgistavad tegelikult kõik minu jaoks mingit kindlat perioodi mu elus ja ma olen nagu seostunud neid ja nagu nende tähendus on ajas ka veits muutunud. Ja ma arvan, et kindlasti kehakaunistus, aga ka ma näiteks ma arvan, et ma ei lasekski remove'ida, sest ma näen seda kui kunsti ja ma nagu ei tahaks selle kunstniku tööd kuidagi nagu ära võtta, vaata. Kohe, kui ma nagu teen tatoveeringus, ma tunnen, et ma olen mingi uus versioon minust. Mul on sama juuste ja kõigega, et mul mingil määral nagu ma panen sellega ka mingid punktid ja mingid alustan uusi nagu eerasid või mis iganes, et mis võib nagu lapsik tunduda, aga mulle nagu meeldib niiviisi seda avadalda, et need kindlasti on kõik mingi sümboolsed olnud. See kass on mul olnud aastast 2017 ja ma olen selle aja jooksul ühe korra kolinud. Aga ta on nagu see alati minu jaoks sellest ajast saadik, kui ta mu elus on sümboliseerinud kodu, nagu ma tean, et ma olen kodus, kui ta jookseb mulle vastu, mjausid on kuulda või nurrumist, sellepärast ta seostub mulle enim koduga, sest kõik asjad võib siit ära võtta, aga tema on nagu see üks olemus, kes jääb siia ja kuna ta on alati toakass olnud, siis kui mina käin siit ära, siis tema nagu tahab siin olla kogu aeg. Ma ütleks, et pigem on nagu väga ühendatud keha ja kodu siis selles mõistes, et kui sa iseenda kehas ennast hästi ei tunne, siis ta ei saagi väga midagi üldse edasi enda juures arendada. See on nagu kahe otsaga asi, sest et kodu on sul nagu statsionaarne koht, mida sa saad ise enda nagu äranägemise järgi panna. Sa saad seda konstantselt muuta. Kuredi tahad kööki värvides, värvid üle, mida iganes. Kehaga on natukene keerulisem. Pead enda kehas tundma ennast nagu mingil määral okeilt, et see tuleks nagu kodutunne. Sa saad ise lõpuks teha iseendaga, mis sa tahad, kui sa oled nagu vastu võtnud ennast. Aga samas sul on inimesed, kes kuredi kolivad peaaegu iga poole aasta tagant, eks sul on kindlasti asjad, mis sa võtad alati kaasa,
aga on ka vähem materiaalseid inimesi. Mõtleks näiteks nagu minu vanemad, kui vaadata näiteks mingi tätoka vaatepunktist, siis iseenesest see on nagu väga hea eneseväljendusviis, especially kui sa tahad nagu out there olla. Aga kui hakata mõtlema nagu nii-öelda siis kultuurilisest vaatepunktist, siis mul on nagu täiesti ükskõik, et kas ta on nagu sotsiaalselt vastuvõttav või ei. See näitab ka seda, et inimesel on veits nagu nii-öelda juba areng toimunud, et kui ta on päriselt julgenud seda asja teha ja ta ei kahetse seda, mis on nagu kõige ägedam osa. Midagi ma tahaks ikkagi teha, et mul on nii-öelda nagu suurem plaan ka olemas, aga lihtsalt ongi kuskilt peab alustama ja come on, tasuta, ma ei saa ei öelda. Ja pluss su stiil ka meeldib mulle sitaks, nii et väga lahe lõpuks saabki otsa lahti tehtud ja siis äkki tuleb julgust juurde, et veel raha sinna alla panna ja ootused, lootused. Vaata, ongi see, et kuna see tuleb nagu nüüd minu kodust, siis peamine asi ongi see, et see kuidagi nagu minuga suhestaks hästi, et see oleks isiklik. I guess, kui nüüd väga hakata mõtlema, siis eks närv hakkab sisse lööma, kui kuradi tätoka tegemiseks läheb, et esimene sutsakas ära käib, siis on nagu fine edasi juba. Ma suutsin selle ära suhestada enda jaoks väga mitme asjaga ja kui me nagu alguses sinna koju sisse kolisime, siis ta oli väga teistsugune sellest, mis ta praegu on. 10 aastat nagu mitte keegi põhimõtteliselt sees elanud. Seal oli see sööämber, eks. Seal kasvasid kuradi võilillad asjad ka välja. See on vaata uus algus, mida iganes. Mõtleks, esimese disaini jaoks väga hea. Ma tõesti arvasin, et on rohkem tunda. Aga kui ma oleks unine olnud, ma oleks magama jäänud. Kas sa tunned nüüd kodusemalt ennast oma kehas? See on väga pool, jah. Need on pimped out kodu. Väga lahed oli, mulle väga rahul. Tunnen oma koduga, oma isikliku koduga ja oma kehaga, et mulle meeldib oma kodus olla. Et see minu keha on nagu minu hingekodu ja minu kodu on siis minu kehakodu. Ja ma tunnen ennast oma kodus väga hästi ja muidugi alati saab paremaks minna, alati saab mugavamaks teha, ilusamaks, värskemaks. Ja seda tulebki aeg-ajalt teha nii oma hingekoduga kui oma päris koduga, eks ju. Ausalt öelda ootuseid ei olnudki, sest ma usaldasingi sind kui oma last. Ja see disain, mis sa tegid, see on nii minulik. Ma tundsin selle ära, et need ongi minu asjad. Ja tore, et sa need nagu üles leidsid siit minu kodust. Kavandit ma ei näinud. Ma nägin seda alles siis, kui see tätoveering oli juba valmis tehtud. Mulle väga meeldis see, et sa olid tabanud minu asju, mis kuuluvadki ainult mulle, mida ma ei pea kellegiga jagama. See lõhnaõli, mida sa kujutasid, seda olen ma kandnud aastaid, väga palju aastaid. See on mu lemmiklõhn ja selle järgi mind teatakse. Ja see heegeldusmuster, ma olen väga palju neid heegeldanud ja see on ka minule hästi minulik. Et mul on hea meel, et sa tabasid ära selle, mis on ainult 100% minu. Et enamus asju me siin elus peame jagama kellegiga. Siis need on asjad, mida ma kellegiga jaga. Ma olen hästi paljudel inimestel näinud, et kellelgi on seal selle peal, et see alati ei paista nagu välja ja on nagu varjatud, aga samas, kui ta natuke ots või serva või midagi välja paistab, siis on hästi huvitav mõelda, mis asi tal seal huvitav on. Ja just sellepärast mulle nagu meeldis ka see koht, et ta nagu on nagu nähtav, aga samas ei ole nähtav. Inimesed kohe tahavad nagu näha, et mis seal on, sul on midagi uut seal või sul on midagi ägedat seal. Ja ütleme niimoodi, et ma suhtusin tätoveeringutesse väga pikka aega. Ma olin nagu neutraalne, et igaüks teeb oma kehaga, mis tema tahab. Aga endale ma nagu väga neid ma ei kujutanud enda kehal tätoveeringuid ette. Nüüd ma suhtun sellesse kui et see tätoveering on ainult minul ja mitte kellegi teisel. Olen ainult positiivset tagasisidet saanud sellest oma kolleegidelt, kes on, sinu heas, sul on tätoveering. Ja siis ükskord ka riigi piiri ületades otsiti läbi ja üks naisterahvas mind parasjagu nagu vaatas, eks ole. Ja tema lause ehmatas, et see oli nii tõetruu see ämblik, mis mul siin käe peal on. Et ei, ma ei ole ühtegi negatiivset tagasisidet saanud, ainult positiivseid ja ei, mina olen väga rahul sellega, mis mul on. Ja selles mõttes see on nagu isikupärane ja
las ta siis olla, kaunistab mind siis. Ma olen nagu hakanud nagu vaatama nagu teise pilguga seda, kui ma seda nagu varem vaatasin. Peale seda, kui sina sellega tegeled nagu. Võib-olla ma olin mingites klišeedes kinni, et tätoveerivad ennast ainult narkomanid ja vangid ja ma ei tea, kes aga on ka täiesti normaalsed ja tegusad inimesed, kes tätoveerivad ennast ja nad on isikupärased, ilusad isegi aeg-ajalt. I decorated my body like a house that was unfamiliar until it felt like a body I could die in.